Selleks, et lineaarvõrrandi süsteemi liitmisvõttega lahendada, tuleb sisuliselt lihtsalt kaks võrrandit üksteisele liita. Võtame siis need kaks võrrandit, et meil on see 2x pluss 3y võrdub 12 ja siis meil on x miinus y võrdub 1. Ja vaadake, mis ma praegu tegin, oli see, et ma panin need täpselt kohakutti. Ja selleks, et see oleks võimalikult efektiivne, meil oleks vaja lahutada neid niimoodi või liita neid niimoodi, et me saaksime ühe võrrandi, kus on ainult üks tundmatu. Ehk siis, mis me saaksime teha, on näiteks see, et me nüüd korrutame seda sinist võrrandit 3-ga. Ja miks me seda teeme, on see. Ma kirjutan nüüd mõlemad uuesti välja. Põhjus, miks me seda nüüd tegime, oli see, et meil tekib siin miinus 3y. Ehk kui me vaatame nüüd seda kohta siin, siis meil on ühes on pluss 3y, teises on miinus 3y. Ja kui me nüüd omavahel need liidame, siis me saame y-test lahti. Ja nüüd liitmisvõtte jaoks me lihtsalt liidamegi need. Täpselt samad reeglite alusel nagu ükskõik milliseid muid liitmistehteid teeme. Kõigepealt on 12 pluss 3, see annab kokku 15. Siis meil on 3y miinus 3y, mis annab kokku 0y. Ja siis meil on 2x pluss 3x, mis annab kokku 5x. Ja nüüd, mis me sellest saime, on see siin, kus meil on 5x pluss 0y, mida me isegi ei pea kirjutama, sest 0-ga arve tavaliselt ei kirjutata, ja siis 15. Ja nüüd siit me saame väga lihtsasti ju kätte, mis see y või x-i väärtus on. Ehk siis me saame, et x võrdub 3. Ja selleks, et saada nüüd y-t kätte, me asendame selle x-i ühte nendest algsetest võrranditest. Ehk siis, mis me saame teha näiteks on see, et meil on 2 korrutada nüüd see siin, ehk siis 3, sest ma panin selle x-i asemele, pluss 3y võrdub 12. Ja siit ma arvutan välja 2 korda 3, see on 6, pluss 9 või pluss 3y, see võrdub kõik 12. Ja siit ma saan edasi 3y võrdub 6 ja siis ma saan jagada mõlemaid pooli 3-ga. Ja ma saan y võrdub 2. Ja vastusesse, mis ma saan kirjutada, ongi need kaks arvu siin. Ehk siis vastusesse x võrdub 3, y võrdub 2. Või siis punktina näiteks 3 ja 2. See on siis nagu nende ühine punkt. Teeme ühe näite veel. Esimene samm, mis ma teen, ma kirjutan need välja üksteise alla. Ja nüüd ma jälle vaatan, kas on mingi võimalus saada lahti ühest või millestki siit. Ja ma vaatan, mis ma saaksin teha, on see, et ma saaksin näiteks korrutada seda siin miinus 4-ga. Korrutada miinus 4-ga, selleks, et ma saaksin selle x-i lahutada sellest x-ist siin. Mis mulle alles jääb, ülemist ma ei muutnud üldse, ülemine jääb täpselt sama. Ja siis alumine on meil nüüd miinus 4x miinus 8y, sellepärast, et ma korrutan kõik teised asjad ka. 2y korrutada miinus 4-ga annab miinus 8y. Ja siis miinus 32. Ja nüüd ma liidan need omavahel. 10 miinus 32, see on miinus 22. Siis miinus 3y miinus 8y, see on 11y miinus 11y. Ja siis 4x miinus 4x, see on 0x. Tegelikult ei pea nagu tagantpoolt ette minema. Mina tavaliselt teen seda, te võite minna eestpoolt taha ka. Seal tõesti vahet ei ole, see on lihtsalt lahutamine. Ja mis mulle nüüd jäi alles, on
miinus 11 y-it võrdub miinus 22. Nüüd me siit lihtsalt jagame mõlemaid pooli miinus 11-ga ja saame, et y võrdub 2. Ja selleks, et saada x-i kätte, siis me võtame selle y ja paneme asemele kuskile originaalsesse võrrandisse. Ehk siis näiteks ma võtan praegu selle lilla, sama vastuse saab, kui ma saan seda kollast kasutan. Ehk siis 2 korrutada, nüüd 2 võrdub 6 või võrdub 8 tähendab. Ja nüüd ma arvutan siit x võrdub 4 võrdub x võrdub pluss 4 võrdub 8 ja siis siit ma saan x võrdub 8 miinus 4 ja siit ma saan x võrdub 4. Ma näitan ka seda, et kui ma asendaksin selle x-i väärtuse nüüd hoopis sellesse kollasesse, siis ma saaksin täpselt sama vastuse. Ehk siis mul on see 4 x-i miinus 3 korrutada, siia tuleb 2, võrdub 10. Ehk siis ma asendasin selle y-i nüüd hoopis sellesse teise, aga vastus, ma luban, tuleb täpselt sama. Siit ma saan 4 x-i miinus 6 võrdub 10. 4 x-i võrdub 16 ja ka mõlemaid pooli 4-ga ja saan x võrdub 4. Mis ma näen on see, et see vastus tuli täpselt sama, mis see vastus. Ehk siis ma ei valetanud, tõepoolest on nii. Ja vastustesse ma kirjutangi lihtsalt niimoodi. X võrdub 4, y võrdub 2. Või siis saab punktina ka samamoodi kirjutada.